tuju on? On hea või? Mis eile seal trennis see sõnum oli sulle? Enne trenni, pärast trenni? Enne rääkisime, pärast kordasime üle? Pinge on neil, mitte meil. Ehk siis see esiliiga ja teine liiga paneb selle pinge praegu paika. Neil on vaja midagi tõestada, meil on vaja lihtsalt nautida ja võtta see, mis on tollel hetkel võimalik. Pealt alustame kindlasti nurgalööid lahti mänguga vaata, mis nad sealt tsoonist teevad. Nad väga hästi sealt tsoonist välja ei tõuse. Kes teisi Loviisa, kui saate ise kasti murda peal lüüa või proovida, mingid hetkel võid lihtsalt lahti mängida ja siis kasti panna. Ehk siis see tsoon neil küll on seal päris palju mängijaid, aga nad väga aktiivselt sealt välja ei tõuse, eks see võib jääda vabu mängijaid teil. Et nad teevad hästi palju suluseisu trappi, nagu oled selleks valmis. Kui me keskväljal maha magame selle, siis sa oled enamasti suluseisus, ma arvan. Staveli on viimane mängija, kes sealt välja astub. Nagu ta lükkub teised üles ja ta ise astub õigel ajal välja. Ma võin öelda, et 10 korrast 7, ma arvan, sa oled suluseisus. 10 pall nagu reaalselt. See on nagu päriselt. Naiskond mängib täna oma karikasarja 1/8 finaalkohtumise. Viktor Mets alati suuri on näha, klubi legend, täielik staartreener võib öelda, sellepärast et Viki on olnud mees, kes 2008 aastal esimese treenerina toonast naiskonda juhendas, treenis. Räägi palju sa mäletad toonasest ajast ja palju tänasesse päeva üle on kandunud sellest sinu omaaegsest treeningust? Midagi ikka mäletan. Ma mäletan, et 2 hooaega olin ma naiskonna treener ja võib öelda, et ega me nüüd kõigile ei taudnud. Meil oli ikka väga huvitav võistkond. Me saime võite ja me võitsime näiteks Kohtla-Järvest 1-0. Väga raske mäng oli, väga tugev võistkond oli ja kes meil värava lõi, aga väga paljud mängijad käisid läbi. Türilt käis, abilinnapea mängis meil, kehalisõpetajaid mängis meil, Taiga Laur, Imavere kehalisõpetaja mängis, oli värava, väga tublid, oli saalihokki mängija, praegu on ta saalihokki treener ja õpetaja ja noori tüdrukuid, kergejõustiku tüdrukuid mängis. Väga huvitav võistkond oli. Kui ma sult küsisin, et palju ja mida on üle kandunud sellest toonasest sinu ajast siia tänasesse tiimi, siis tegelikult mulle endal meenus ja kangastus fakt, et sinu tütar samamoodi Metsa nime kandev Preili on siin ilusti esindatud ja koosseisus täna läheb algpõhi koosseisus ka peale. No jah, aga siis ta oli 8-9 aastane ja ta käis jalgpallitrennis küll siis jah. Võib-olla see ühendab, see kontakt on jah olemas, et ta siis oli jalgpallitrennis ja nüüd ta mängib. Kas Anna-Maria on põhjus, miks sa ikka jälle naiskonna mängudele tuled või on see jalgpallikirg, mis sunnib ikkagi erinevate Paide linnameeskonna jalgpallipüramiidi kihtide eluga kursis olema? Siin on mitu põhjust, eks Anna-Maria ka, aga tahaks ikka vaadata, kuidas naised mängivad ja olla kursis ka kõigi noorte võistkondadega, kuidas neil läheb ja kes on parimad mängijad ja kuidas nad on arenenud ja Aga see naiskonna asi tundub, et võtab hästi ilmet, oled nõus? Olen nõus, väga palju huvitavaid mängijaid on toodud ja eks nende võrra ka meie mängijad arenevad edasi. No super, aga laseme su nautima siis tänast jalgpallitamist. Aitäh sulle, Viki! Aitäh! Peatreener Sirje Kapper, meil on 7 minutit avavilani. 1/8 finaal, Põlva Lootus vastaseks. Kui palju vastasest teame, mis plaaniga peale läheme? Tee meile ülevaade kiirelt, mida oodata tänasest jalgpalliõhtust. Ma arvan, tuleb väga tasavägine mäng. Eks nad on suht sarnased Poseidoniga, kes on meie liiga liider. Eks siis endised meistriliiga mängijad, väga andekad noored. Eks siis punt on siuke üsna tummine, aga meil on suhteliselt sama seis, nii et ma arvan, et väga võitluslik ja tasavägine mäng on täna tulemas.
mainisid Tummist koosseisu meie poolt samamoodi, Rahel Repkin, Renatali Mehevets, siin on väga palju koondise kogemust, siin on väga palju meistriliiga kogemust. Kuhu siit edasi minna on? Kas uuel aastal juba esiliiga ja siis sellest edasi meistriliiga või võtate päev korraga ja alustame siit karikamängust? Päev korraga kindlasti, aga suund on sul õige, eks me ikkagi tahame sinna kõige kõrgema liiga poole ennast tüürida, eks näis, kui kiiresti see kõik juhtub, aga ja tänane mäng ka kindlasti näitab, kui valmis me selleks tegelikult oleme. Hüva, aga laseme praegu mängueelsetele juttudele ja räägime hiljem uuesti. Edu teile! Aitäh! Keskväljal, jah, ehk siis kiirelt sinna külge, suhtle omavahel ja nõua palli. Jah, küsi nii, et Kaja ka kuuleb sinna Pärnusse. Mulle kõige rohkem meeldib see. 1, 2, 3. Taide! Ja tule, Aliina! Hästi reits! Ja sisse! Mauraga sisse! Aliina! Sinule! Minna! Jõu ette talle! Aliina, kui vaja, pead ka minema! Ma ei küsi sult, ükskõik mida ma küsin, sa ütlesid, sul on okei, ma tean juba. Siin kaidata, kui midagi juhtub, aga suru sealt tagant ka, kaitseliin ja kiiper suru, et nad astuksid sealt vastu. See suruseisu teema. Radion, tule ka siia. Poolajal leiame väljaku keskringist meie akadeemia esimese lennu noormehed. Henri, Radion, olete valinud tänaseks õhtuseks meelelahutuseks tüdrukute 1/8 finaali. Mis tunded on? Kuidas teile meeldib naiste jalgpall? Päris huvitav on. No ikka sama, päris huvitav on. Vabal ajal polnud väga midagi teha, siis tuli poistega just vaatama. Kuidas mängutaseme kontekstis teile tundub? Vastas on esiliiga tiim, tüdrukud ise meil naised mängivad teist liigat. Saavad hästi hakkama küll tegelikult? Saavad küll, päris võrdne mäng on minu arvates. Et on ka meil päris palju variante olnud ja neil on ka variante olnud ja päris pole ära suutnud lüüa. Kas tänane 1/8 finaalkarikas on esimene mäng, mida te olete vaatamas käinud naiskonna mõttes või olete tihedased külalised siin? Me oleme tihedased külalised. Et käime jah, siis kui Paidise mäng, siis tuleme ikka vaatama. Tublid poisid, see vastus sobib. Radion, sina samamoodi, jah? Jaa, ikka. Okei, laseme teil edasi teha oma tegevusi siis. Lõpeta korralikult! Käime läbi! Super! Jättu hea karta.
Minu? Tublid olite? Tegime rahvale väga tublid. Ja me mängime veel kevadel ka. Minu poolt kõik. Saad neid numbreid karjud, mis me saame karjuda? 2. Ei, kas seda? Ei, versiooni teeme. Teeme pikemat versiooni, jah? Oi jumal, mis on selleks head? Oota, lõpus on Paide. Mul on veel! Oi, siis ma ei tea. Ma mõtlesin lihtsalt, kes võitis. Mitu korda? Ma vabandan ette, kui mingi häälemurre vahepeal tuleb. Ei tea! Teeme lihtsalt 3 korda, kes võitis. Jah, teeme. Okei. Kes võitis? Paide! Kes võitis? Paide! Kes võitis? Paide! Anna-Maria Mets, legendaarse Viktor Metsa tütar, sai rabeletud just 90 minutit Põlva Lootuse vastu, välja tuldud kaotusseisust, võidetud lõpuks 4-2. Kuidas siis hindad seda mängu? Raskeks tegite enda elu, aga lõpuks sai jubeldada kui palju? Päris tubli meie kohta, me tulime kaotusseisust välja, tegemist ikkagi esiliiga Sotsiga, kes asub praegu ülevalpool. Sealt saime kindlasti palju tuhhi juurde ja lõpus ma ei teagi, kus see tuli. 11 täiega halpisime üles ja kuidagi tuhhi pealt tuli ja uskusime endasse lõpuni ja tuli ära. Tänase mängu puhul oli huvitav see, et ja millest te rääkisite tegelikult enne, kui mängule avavila anti, et suluseisu justkui siukseid lõkse meeldib sellele Põlva tiimile teha ja sinna lõksu te jäite kordi umbes 20 korda sisse ka. Kuidas te lõpuks sellest lahti pugesite ja sellest välja pääsesite? Tundub, et väga ei saanudki lahti sellest, et ma ei tea, palju neid suluseise lõpuks oli. Lihtsalt hakkasin natuke rohkem võib-olla jälgima, aga põhimõtteliselt see ju tuli esimeses minutis kuni viimase minutini välja oli need suluseisud kogu aeg. Et veits tappis seda mängupilti, aga mis sa teed? Hüva, aitäh sulle Anna-Maria ja minge siis nautige tänast toredat võitu. Aitäh! Rahel Repkin, tere tulemast tagasi Eestisse, tere tulemast Siindisse jalgpalli. Tere! Rootsi päevad lõppenud ja lõpetatud, ütleme nii, et toreda tagasitulekuga tänases karika kohtumises 1/8 finaalis täpsemalt. Tore tagasitulek, 4-2 võit, head emotsioonid. Mis tunne tagasi kodumaal olla on ja mis tunne on sääraseid võite võtta? Võt selliseid võite ma ei teagi, kas ma olen kunagi võtnud varem. No ilmselt olen ikka, aga väga tore tunne. Et väga raske mäng oli. Aga seda parem see tunne on, kui lõpuks see võit ära tuleb. Et väga tublid tüdrukud, et reast ma ei tea, mis kell see 2 löödi 80 pluss või, et täiesti uskumatu pingutus, et Teil on üliäge ja dünaamiline tiim, kus on küll akadeemias õppimist asunud noori tüdrukuid, siin on palju koondislasi, ekskoondislasi, sinu enda näol samamoodi. Kuhu kõrgele siit pürgida annab? No, ma ei... Raske on öelda selles suhtes, et kui sul on kõik sellised tingimused, sul on inimesed, kes tahavad mängida, sul on nii-öelda siis taustatiim, kes tahab panustada, sul on klubi, kes tahab panustada naiste jalgpalli, siis nagu ma ei tea, siin ei ole piire nii-öelda, kuhu me saaks minna selle võistkonnaga. Kuivõrd tõenäoline on see, et üks naiste teise liiga punt läheb ja võidab selle karika ära? No võimalus ei saa olla 0, sest kui me oleme seal 4, mis iganes 8 siis seas, siis võimalus on, mis see protsent on, nii suur see protsent on, et nagu kui me tahame, siis kõik on võimalik. Super, aitäh sulle, Rahel, rohkem ei piina, tänud, edu teile! Aitäh! Peatreener Sirje Kapper, sa oled juhendanud 10 mänge koondises, tammekas, mänginud ise väga palju mänge. Kas sa sellist mängu oled varem näinud, mis täna siin Kunstmuru staadionil lahti rullus? Väga sarnast, aga mitte sellist, et see lõpuminutite või lisaminutite draama, mis siin oli, see oli päris vinge. Oled uhke oma naiste üle ja selle üle, kuidas tänane tahvli peale pandud plaan ellu toodi? Jaa, väga. Ma väga hindan nende panust, et nad ei anna alla ja see on, me jäime 2 korda kaotusseisu, me lõpuks võitsime, nii et see näitab, milline sisu meil võistkonnal on. Minutid oli tabloole jooksnud juba 87, punnitati ja ponnistati kõvasti, oli näha, et õhus see värav on, sellepärast et kogu mäng oli teie kontrolli all. Kuidas võib-olla sinu kui treeneri süda ja kuidas Kaivo süda seal sinu kõrval, mis trummide sees lõi siis, kui veel
otsad lahtised olid? Eks ta ikka, no ma väga tihti ei näita väga palju emotsiooni, eks kui mul midagi tuleb, siis peab ikka väga kehvasti midagi olema. Aga eks ta sees ikka nagu tahtis väga palju emotsioone välja tulla, aga pigem jäime siin rahulikuks, aga lõpus juba, kui see 4. värav tuli, siis oli lõvi valla. Naised on sul tublid, kõik andsid endast maksimumi ja suutsid reaalselt viimase 5 mänguminutiga keerata asja nii palju ümber, et te lähete nüüd 1/4 finaali mängima kevadel. Ja. Kes iganes sealt vastu tuleb, olete valmis? Jaa, et väike võimalus on, et loos natukene soosib meid, aga eks näis, mis sealt meile siis loositakse, et aga me oleme igal juhul valmis, et eesmärk on täidetud, meie soov oli see, et me saame siit edasi ja et me jätkame kevadel seda karikasarja ja see on tehtud. Korralik proovikivi täna selle Põlva pundi ja grupi vastu, väga, ütleme nii, et huvitava taktikaga tegelikult kohati, et ehmatasid teid, aga Jessica ütles enne mängu avavilet tegelikult riietusruumis mängijana, kogenud mängijana, et neid suluseisu lõkse tasub karta. Mis see palsam lõpuks selle vastu oli, kuidas te sealt ikkagi siis puhtalt jooksma saite? Eks pigem lihtsalt see, et mida rohkem kordusi, seda suurem on võimalus, et sa selle värava ära lööd, et eks kõik eksivad, refid eksivad, meie eksime, eks siis mida rohkem kordusi, tõenäosus on suurem, eks siis jälgida seda statistika ei valeta väga tihti. Super, aga rohkem sind Sirje täna õhtul ei piina, kell on juba peagi 10 saamas, head koduteed ja järgmiste siis koosviibimiste ja blogide ja kõige muu toredani, nii et tublid olete, edu! Aitäh!